tere, ma olen Liisa ja ma olen üksinda siin täna. Või selles suhtes, et Linda küsib mu käest küsimusi ja ma vastan neile küsimustele. Põhimõte on selles, et mingid küsimused tulevad. Põhimõte on selles, et kõik õpivad tundma sind. Just täpselt. Okei. Ja nüüd? Alustame ülekuulamisega. Esimeseks küsimuseks räägi lihtsalt natukene endast. Nimi, vanus, kus sa pärit oled? Issand jumal. Liisa Pille. Rohkem nimesid ei ole enda teada. Vanus on 19 ja kohe varsti tuleb 20. 2 tuleb ette. Mis? Olen elanud 6 aastat Soomes. Ennem seda elasin Eestis. Sündisin ka Eestis, Põlvamaal, Põlva haiglas sündisin taas. Uuesti. Mis sa ise ütleksid, milline laul sind kõige paremini kirjeldaks või iseloomustaks? Niki Liisa. Aga nagu iseloomu poolest? Või su iseloom ongi see, et sa ei taha minna kööki või? Põhimõtteliselt sööki ma teha ei taha ja pean alati poisse täis. Liisa ei taha minna kööki, ei taha kirjuta sööki, ta peab poisse täis. Liisa, sa heidad kõik nüüd passi ja kodus poltab kassi, on noorus mööda. Mis sind pani vlogi tegema? Linda käskis. Ei, mis sind pani, ma sõnastan ümber, mis sind pani tahtma nendes osaleda, kuna ma plaanisin alguses üksi neid teha ju? Kuna ta hakkas tegema, siis ma lihtsalt mõtlesin, et ta oleks lahe, kui ma saaks ka seal sees olla, kuna nagu nüüd oleks lahe ise ka vaadata mingi mõnekümne aasta pärast, et ma tegin seda ja ma olin seal ja siis juhtus nii ja nii ja nii. Ja loomulikult nagu kõik pere ja sõbrad ja tuttavad näevad ka neid, et kes tahavad nagu kursis olla, need saavad näha, mida me teeme ja kus me käime ja mis me oleme. Okei. See oli nüüd selline lihtne sissejuhatus, sellised küsimused, et sul hakkaks natukene mugavam siin kaamera ees, on ju. Kas keegi on sulle kunagi öelnud mingid nii-öelda õpetussõnad või on sul mingi nagu metafoor, mille järgi sa toimetad või mis sulle on nagu hullult meelde jäänud? Et sa ei saa ehitada lossi, kui sul pole vundamenti. Ehk siis põhimõte on see, et sa ei saa jõuda kuhugi ennem, kui sul pole selle jaoks põhja olemas. Jaa. Tiip. Okei. Räägi nüüd meile kõigile oma kõige paremast lapsepõlve mälestusest, mis sul praegu pähe tuleb. Lapsepõlve mälestusest? Ja üks kõige paremaid mälestusi mu elus on muidugi see, kus mu väike õde sündis. See on nagu kõige parem mälestus ja see päev, kui ta esimest korda koju tuli. Mis sa tegid enne Austraaliasse tulekut? Nüüd on siis see eluloo lugemise koht. Ma elasin Soomes 6 aastat, ma käisin seal koolis, käisin põhikooli lõpuni, seal läksin ametikooli, mis on veel praegusel hetkel pooleni, ma peaksin käima 1 aasta veel. Õppisin sisekujundajaks ja plaanis on kunagi edasi õppida ja päriselt tööle minna selle ala peale. Käisin tööl, ma olin baaridaam. Okei. Räägi sellest hetkest, kui sa otsustasid, et davai, ma kolin Austraaliasse. Jaa, see oli niimoodi, et ma läksin Linda poole enda suure mure ja nutuga, kuna elu oli
natuke halb eks ma läksin Linda poole ja kuna tal oli ka, siis Linda oli nagu, muidu davai, ma lähen nagu paari kuu pärast siin kolin Austraaliasse ja siis ütles naljaga, et näed, tahad kaasa kolida või? Ma olin nagu kohe, et ei, ma ei saa, mul on töö ja kindlalt ma ei saa. Ja siis järgmisel päeval ma läksin isa juurde ja siis ma rääkisin isale seda, et jah, et Linda kolib nagu Austraaliasse ja tegelikult on jumala vinge, et ta läheb ja ikka räigelt vinge ja võiks ise ka, aga samas nagu ma ei tea, kas ma tahaksin ja nii ja siis isa vaatab mulle otsa nagu mida sa üldse passid siin veel enam? Et nagu paki enda asjad kokku ja tõmba minema juba ja siis ma olin nagu okei. Ja siis ta ütles, et kui tal oleks võimalus, siis ta läheks nagu kohe kindlasti, et kuna ma olen noor veel, siis mul on aega veel enda elu elada, et parem ma nautiga enda noorusest ja siis ma rääkisin enda vanama oli täpselt samasuguse mõttega ja ütlusega, et noh, et davai, mine nüüd juba, mine ja siis oligi, see mõte reaalselt tuligi nagu 2 päevas ja põhimõtteliselt koheselt, kui ma olin enda isaga ära rääkinud ja ta oli öelnud mulle, et mida sa passid siin, siis ma mõtlesin, et aga tegelikult mida ma passin sinna, aga miks ma ei võiks minna, no töö on töö, ma saan töölt ära tulla, miks mitte. Ja siis ma helistasingi Lindale ja siis ma ütlesin, et davai, ma tulen ka sinuga ja siis võttes tuligi nagu 2 päevas ja nüüd siin ma olen. Selles suhtes, sa tegelikult just üsna juba vastasid ära sellele, aga äkki võtad kokku kiirelt, et mis see siis oli, mis sind nagu kõige rohkem just pani nagu kaaluma seda ja reaalselt siia tulema? Et mis sind nii-öelda saatis minema? Peale isa elu oli kurb, väga kurb oli sellel hetkel. Väga pingeline ja väga kurb ja ei möödunud päevagi, kus ma ei oleks mõtnud selle kõige pärast ja mis toimub ja see lihtsalt tundus siuke nagu new beginning. Ja siis mõtlesin, miks mitte, miks ma peaksin passima ja mõtlema ennast veel hullemaks ja veel üle kõike, kui ma saaksin hoopis nautida ja uuesti alustada. Ja kuna ma olen ühe korra juba välisriiki kolinud, siis kui hull see ikka olla saab. No, Soome versus Austraalia on natuke teine, aga okei. Ja. Aga miks just Austraalia siis? Kuna Linda tuli. Aga sa oleksid võinud üritada mind kuhugile mujale minema suunata? Jaa, aga see on kaugel. See on nagu teisel pool maailma. Ja kuna kõik tulevad Austraalias, siis miks mitte? Kuigi ma olin inimene, kes oli nagu täiesti surmkindel, et ma ei tule mitte kunagi Austraaliasse. Nagu mitte kunagi ma rääkisin nagu kogu aeg, et kui ma peaksin kuhugi reisile minema, siis ma isegi ei kavatse reisida nagu ka paariks nädalaks Austraaliasse, et reisile tulla. Ma olin täiesti surmkindel, et ma ei tule mitte kunagi siia maale. Kuna ma vihkan siiamaani madusid. Aga ma ei tea. Sa oled 6 aega olnud. Mitut tuhandet madu sa näinud oled? 0. Mitut tuhandet ussi sa näinud oled? 0. No vot. Kas sa mäletad oma esimest reaktsiooni, täiesti esimest reaktsiooni, kui sa Austraaliasse tulid, jõudsid? Oota, ma mõtlen, kuidas ma selle ilusti sõnastan. Pekki kui külm. Kuna me tulime ja siis me tulime palilt ja me tulime lennuki peal maha ja me olime harjunud soojaga. Kuna me olime päris mitu nädalat juba soojas olnud ja me tulime lennukilt maha. Ja siin oli mingi 2 kraadi sooja ja see oli täiesti uskumatu, nii kui ma sealt välja tulin. Nagu, see esimene tuul, mis tuli mulle vastu, oli nagu kui külm. Aga ma olin mega väsinud, aga ma olin nagu lihtsalt mõtlesin peast täiesti pekkis, ma jõudsingi siia, ma olen nüüd praegu siin, ma olen Austraalias. Mis on siiamaani olnud sul kõige raskem asi või mis iganes, kõige raskem hetk või asi siin Austraalias olles? Kõige raskem hetk? Hetk või asi või mis iganes, mingi nii-öelda raske asi, mida sa oled pidanud ületama või midagi sellist? Ma arvan, et
rahaline asi on kõige raskem olnud. See on nagu kõige raskem olnud. Mõtled küll, et rahal pole nii palju tähtsust, aga on ikka küll. Kui sul ikka seda ei ole, siis sa ka mitte midagi teha ei saa. See on kõige raskem asi olnud. Aga igalt poolt saab välja. Ja nüüd sa oled tööl. Nüüd ma olen tööl. Mis sa ütleksid, et mis on kõige suurem vahe Eesti ja Austraalia vahel? Inimesed on mega sõbralikud. Nagu ikka räigelt sõbralikud. Siin inimesed on tõesti sõbralikud. Nad tulevad kogu aeg su juurde, küsivad kogu aeg, et kas sul on kõik hästi, kas sul on kõik korjas, kuidas sul läheb. Poes käid ringi, kogu aeg tuleks juurde ja küsitakse, et kas sul on kõik korjas ja kas sul on kõik hästi ja kas sa tahab, me aitame sind ja nii edasi. See on üks asi. Ja teine asi on palga saamine see, et sa saad ikkagi iga nädal palka, mitte et sa ei saa ühe korra kuus palka ja sa pead mõtlema, et kuidas sa nagu plaanid terve endal kuu ära niimoodi, et sa saaksid ikkagi nagu kuu lõpuni süüa ja maksu makstud ja kõik asja makstud. Et see on nagu mega suur vahe. Kas sul oli mingi asi, mis pani sind kõige rohkem kõhklema selles, et kas tulla või mitte? Või tegi selle otsustamise nagu eriti raskeks? Jaa, loomulikult. Üks asi, mis mind väga pani kaaluma põhimõtteliselt iga päev või nagu iga nädal oli see, et kuna mul väike õde on seal ja mul on tema ka väga head suhted ja ta on mulle väga kallis, siis see pani mind kogu aeg mõtlema selle peale, et kas ma suudan nagu olla aasta aega niimoodi, et ma reaalselt ei näe teda. Et okei, ta kolis Eesti ja ma ei näinud teda mõned kuud, aga see ei ole nagu nii hull kui see, et sa tõesti kolid nagu aastaks ajaks ära ja sa ei näe inimest aasta aega. Kuidas sind kõige kiiremini nutma saab panna? Anna mulle pudel veini, mingid maselood ja hakka elust rääkima ja enda perekonnast. Sellepärast, et kui sina räägid enda perekonnast, siis samal ajal mina mõtlen enda perekonna peale, enda õe peale ja kõige peale ja siis ma lihtsalt hakkan juba nutma selle peale, et kas või sina räägid sellest. See tuleb nagu kõige kiiremini. Kuidas sind kõige kiiremini naerma saab ajada? Räägid mingi täiesti debiilne nali. See on nagu kõige kiirem variant. Good to know. Või siis nutma ajamisel veel see, et näita mulle lihtsalt ilutulestikku. Ja ma nutan iga kord, kui mu ilutulestikku näen. Imelik, okei. Nüüd, mis on su ootused oma edaspidiseks Austraalias olekuks ja kui kaua sa plaanid olla siin? Ootused on kõrged. No, ma tahaks reisida, tahaks enda farmipäevad ära teha ja siis tahaks reisima minna ja väga palju tahaks uueks aastaks ja aastavahetuseks minna Sydneysse. See on nagu üks asi, mida ma väga-väga tahan. Meile. Reisida tahaks kindlasti palju. Tahaks erinevaid töid proovida. Tahaks kindlasti enda inglise keele nagu palju paremasse korda saada. Ja uute inimestega tutvuda. Tahaks ka. Ja ma üldselt ei teagi enam, kui kauaks ma jääda tahan. Ma arvan, et ma jään 8 aastaks. Ja võib-olla siis lähen kuhugi edasi või siis ma jään 9 aastaks ja lähen kuhugi edasi veel. Kuidagi tuli see, oh my god, uued kohad on nii lahedad. Ja. Kõige tähtsam küsimus selle video jooksul, oleme kohe lõppu jõudmas. Kes su parim sõber on? Ära isegi unista, et sina. Hei Siri, delete this video. Jah, see oled sina, mu kallis Linda. Ja Ala ja Marleen. Sealt me lõikame video ära.
kui seda vaatab praegu keegi, kes tõsiselt mõtleb Austraaliasse kolimist, siis mida sa soovitaksid neile? No nagu nii-öelda kaasa võtta alguseks, mida iganes. Palun võtke kaasa villased sokid. Nagu reaalselt, siin on külm. Vähemalt praegu. Võtke villased sokid kaasa ja pikendusjuhe. Kui te tulete Austraaliasse, koheselt ostke endale adapter ära. Ei pea ostma. Leidke keegi, kellega saate sõbraks ja varastage tema oma ära, nagu meie tegime. Nii võib ka, ja. Nii palju saite siis teada minust. I'm out.